Venemaa strateegia Ukrainas on lihtne. Saata rindele nii palju sõdureid kui võimalik, et kurnata Ukraina kaitsevõimet. Aga see strateegia toimib ainult siis, kui sõdurid jõuavad tegelikult rindele. See ei juhtu, midagi tapab. 90% Vene sõduritest enne, kui nad jõuavad sinna, kuhu Putin neid vajab. Need sõdurid surevad enne, kui nad jõuavad ühegi lasu teha, sest nad kõrvaldatakse enne, kui lahing üldse algab. Yuri Kotšinov paljastab kõik. Vene sõjakorrespondent ja sõjablogija on avalikustanud, et enamik Venemaa sõduritest sureb enne, kui nad jõuavadki positsioonile, kus nad võiksid Ukrainat rindel rinnata. Potõnok teatab. Võtke arvesse neid andmeid. 80–90% Venemaa isikkoosseisu kaotustest toimub juba kontaktjoonele lähenemise etapis. Mitte kontaktjoonel, vaid lihtsalt selle poole liikudes. Teisisõnu, jätkab Potõnok. 8 või 9 sõdurit 10 keskmiselt. 85% saavad surma teel sinna, ilma et nad kunagi vaenlasega kokku puutuksid või neid isegi näeksid. Vaid mõne sõnaga on Kotšinov paljastanud vähi, mis närib kogu Vene sõjaväge. Üle 1,31 miljoni Venemaa sõduri on selles sõjas hukkunud või haavata saanud, kus paljud pole isegi oma vaenlast näinud. Putini käsilased võitlevad kummitustega. Neile kästakse liikuda edasi kohtadesse, kuhu nad kunagi ei jõua, ja neid kõrvaldatakse tagalas ilma, et nad oleksid kunagi lahingus ainsatki lasku teinud. Treeningul pole mõtet. Ettevalmistus ei tähenda kuni 90% Vene sõdurite jaoks mitte midagi. Nad eksisteerivad ainult selleks, et surra vaenlase käe läbi, keda nad isegi ei näe. Ja nagu te varsti teada saate, ei ole see vaenlane alati Ukraina. Mõnikord on see vaenlane kodule palju lähemal. Enne kui me selleni jõuame, on olemas vaenlane, kellega Venemaa sõdurid võitlevad kaugelt. Ukraina on nurjanud Venemaa kevad pealetungi, samuti paljud rünnakud, mille Putin on varem käskinud korraldada, sest Ukraina on muutnud Venemaa jaoks peaaegu võimatuks selliste massiivsete rünnakute alustamise, millega sõja alguses territooriumi võideti. Need rünnakud, kus soomustehnika ja suurtükivägi olid ühendatud jalaväega, tõid Venemaale küll suuri kaotusi, kuid vähemalt saavutati nendega mingit edu. Vähemalt võitlesid Venemaa väed vaenlasega, keda nad nägid, nii et nad surid teadmisega, et ehk aitasid nad oma riigil edasi tungida. Nüüd ei juhtu enam sedagi. Sõjauuringute instituut ehk ISW tõi selle põhjuse välja 2025 aasta veebruaris avaldatud artiklis, kus selgitati, kuidas Venemaal pole ikka ja jälle õnnestunud Ukrainat murda. Venemaa on tehnika osas kandnud nii suuri kaotusi, et riik ei suuda enam pidada selliseid rünnakuid, nagu me sõja alguses nägime. Juba siis ennustas ISW analüütik Kristina Harwood, et Venemaa ei suuda jätkata pikaajalist sõjategevust Ukraina vastu, kui ta ei mobiliseeri rohkem elavjõudu. Seda mobilisatsiooni pole siiani toimunud. Kuid see näib muutuvat üha tõenäolisemaks, kuna Ukraina rakendab strateegiat, mille tulemusel hukkub kuni 90% Venemaa sõduritest enne rindele jõudmist. Ja see strateegia põhineb ühel selgel faktil. Ukraina kohaneb pidevalt, samal ajal kui Venemaa ei tee muud, kui saadab üha rohkem kahuriliha kaitseliinide vastu, milleni ta üha vähem jõuab. Lahinguväli on muutunud palju rohkem, kui Venemaa oskas arvata. 2022 ja 2023 aastal oli võimalik korraldada rünnakuid, kasutades suures koguses soomustehnikat. Suur osa sellest soomustehnikast hävitati, kuid Venemaal oli ülekaal ja ta tegi edusamme. 2024 aastaks asendati soomustehnika väledamate sõidukitega, nagu mootorrattad. Ja Venemaal oli võimalik niimoodi edusamme teha. 2025 aastaks muutusid mootorrattad vähem tõhusaks, kuid Venemaa jätkas oma sõdureid hakklihamasinasse saatmist, lastes oma sõduritel väikeste infiltreerimisgruppidena läbi metsaste alade hiilida. Selleks ajaks oli Vene sõduril äärmiselt vedanud, kui ta üldse sihtmärgini jõudis. Aastal 2026 ei jõua kohale valdav enamik neist. Ja selle põhjuse võib kokku võtta 2 sõnaga, mis kirjeldavad seda, mille Ukraina on 4 sõja-aasta jooksul loonud ja omandanud. Tapatsoonid. Kuna Ukraina on oma droonitehnoloogiat täiustanud, on tapatsoonid, mis ulatusid juba miilide kaugusele rindejoonest, muutunud veelgi sügavamaks ja tõhusamaks. LRT viis meid nende tapatsoonide sisse 17. märtsi loos, selgitades, et just nende tsoonide tõttu pole Vene sõduritel enam suuremas osas Ukrainast isegi selget rindejoont, kuhu jõuda. LRT selgitab, et tapatsoone määratleb droonide ulatus. Sõja varasemas faasis, kui Venemaa edenes kõige paremini, suutsid FPV droonid lennata vaid umbes 5–7 kilomeetrit, ehk 3,1–4,3 miili. Tapatsoonid olid endiselt reeturlikud, kuid Venemaa sõduritel tuli neist läbiminemiseks palju lühem vahemaa läbida. Ja kuna Vene tagalale praktiliselt ohtu ei olnud, suutsid Putini väed siiski edasi liikuda. Ja siis muutus midagi.
Ukraina droonid muutusid võimsamaks ja pikema lennuulatusega. Alad, mis varem olid vaid mõne miili ulatuses tapaväljad, muutusid nüüd tohututeks Ukraina maa-aladeks, mis pidevalt kohal olevate droonide tõttu muutusid ei kellegi maaks. FPV droonide lennuulatust on suurendatud nii, et kõik, mis jääb rindest kuni 15 kilomeetri ehk 9,3 miili kaugusele, on Venemaa sõdurite jaoks surmalõks. Aga Venemaa sõdurite jaoks läheb asi veelgi hullemaks. 2025 aasta lõpus ja 2026 aastal lisas Ukraina oma arsenaali ka keskmaa droonid. Ukraina droonisüsteemid suudavad nüüd tabada Venemaad sügavamalt selle tagalas kui kunagi varem. Mõnes piirkonnas külvavad Ukraina droonid kaost rohkem kui 144 kilomeetrit ehk umbes 90 miili rindejoone taga. Nii et Venemaal on nüüd 2 teraga probleem. Inimesed, keda ta üritab rindele saata, niidetakse maha FPV droonide poolt. Ja tagalas surevad Vene sõdurid väelaagrites ja kolonnides. Ukraina hävitab samuti juhtimiskeskusi ja Vene logistikaahelaid. Kõik sellepärast, et nad on välja arendanud droonid, mis lendavad kaugemale ja löövad tugevamalt kui kunagi varem selle sõja jooksul. Lisaks kõigele sellele on taevas pidevalt valvas pilk. Ukraina tapatsoonid on nii suured, et see võib panna arvama, et Putini sõduritel on palju pimedaid nurki, mida ära kasutada. Mõned pimedad nurgad on tõesti olemas. See on peaaegu vältimatu, kuid neid hoitakse miinimumis, sest Ukraina kasutab vahelduvaid luuredroonide laineid, mis jälgivad kõike, mis nende all toimub. Need kotkasilmsed droonid lendavad nii kõrgel, et Vene sõdurid ei näe neid isegi. Ja kui on isegi kõige väiksemgi liikumismärk, olgu selleks sõdur või mingi varustus, saadetakse videopilt kohe tagasi Ukraina droonioperaatoritele rindeliini taha. Nad lasevad käiku kõik vajalikud relvad, et ohust vabaneda, ja luuredroonid jätkavad jälgimist. Ukraina muudab selle kõik Venemaa jaoks veelgi hullemaks, korraldades nutikaid vasturünnakuid siis, kui Putini väed seda kõige vähem ootavad. Oleme kajastanud Ukraina pööraseid edusamme nende veebruarikuu vastupealetungi ajal Venemaa vastu. Kiev Independenti andmetel vabastas Ukraina umbes 480 ruutkilomeetrit ehk ligikaudu 185 ruutmiili peamiselt riigi lõunaosas, tuues rindejooned Venemaale. Siiski on sama muljetavaldavad ja sageli alaraporteeritud ka need rünnakud, mida Ukraina on korraldanud kindlustatud Vene vägede vastu positsioonides, mida Putini väed pidasid turvaliseks. Võtame näiteks sõdurid, kes peitusid möödunud detsembris Ida-Ukrainas Serebrjanski metsas. Need Vene sõdurid asusid umbes 6 miili kaugusel Krimina asulast lõuna pool ja üle 5 miili rindejoonest ida pool. Neil polnud mingit põhjust arvata, et nad võivad Ukrainalt mingit ohtu oodata. Nad ei olnud isegi tapmisaladel. Vähemalt nii nad arvasid. Muljetavaldava reidi käigus, kus ühendati jalavägi, eriüksused ja tohutu hulk droone, hävitas Ukraina täielikult Vene positsiooni, mis asus miilide kaugusel rindest. Venemaa kogukaotuseks hinnati umbes 2000 sõdurit. Ukraina sihipärane vasturünnak tõestas, et Venemaa väed pole kunagi turvalised. Lõviosa kahjust ja peamine põhjus, miks 90% Venemaa sõduritest sureb enne rindele jõudmist, on ilmselgelt Ukraina. Kuid siin on mängus veel midagi. Putini vägedele kodulähedasem vaenlane on tegelikult Venemaa ise. Ja riigi sõjavägi ning strateegia on mänginud oma rolli selles olukorras, millega sõdurid nüüd silmitsi seisavad. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Räägime strateegiast. Venemaa on püüdnud oma rünnakutes teha väikeseid kohandusi, nagu me varem nägime, kui mindi üle mehaniseeritud rünnakutelt mootorratta ja jalaväerünnakutele. Need ei ole head kohandused. Igaüks neist muudab Venemaa eelmisest nõrgemaks, kuid need on siiski kohandused. Siiski on neil kõigil üks ühine joon. Putin ja tema saamatu käsuliin ütlevad Venemaa õnnetutele sõduritele, et nad peavad edasi liikuma. Ükskõik kuidas nad seda teevad või mis hinnaga, need sõdurid peavad edasi tungima. Nendesse suhtutakse kui kuluvarasse ja see, sama palju kui Ukraina tegevus, on suur põhjus, miks nii paljud surevad tapatsoontes. Praegu, kui me räägime, on Venemaa kevadründe varajases faasis, mille eesmärk on Donetski langemine. Kuid taas, kõik, mida Venemaa suudab teha, on suruda oma vägesid Ukraina aina laienevatesse tapatsoontesse. Kevadründe esimese kuu numbrid räägivad enda eest. Martsis kandis Venemaa rekordilised 35 351 kaotust. Mõelge nüüd, mida see tähendab Kotönoki paljastuse kontekstis. Nendest 35 351 hukkunust ja haavatust kuni 31 815 ei näinudki rindeliini. Nad surid enne, kui jõudsid sinna. See tähendab, et Venemaale jäi vaid 3536 sõdurit, kes surid tegelikult Ukrainat rünnates. See on strateegiline enesetapp. Isegi kui sa arvad, et Putini lähenemine kasutada Venemaa elavjõu ülekaalu, et pidada Ukrainaga kurnamissõda, on hea mõte, siis see toimib ainult siis, kui elavjõud jõuab rindele suurtes hulkades.
See ei juhtu ja Venemaa täielik võimetus välja mõelda strateegiat, kuidas ületada Ukraina tapatsoone, on selle üks suurimaid põhjuseid. Nii et Venemaa strateegiline ebakompetentsus aitab kaasa Ukraina tapatsoonide edule. Kuid ka teised asjad, mida Venemaa teeb, üllatavad isegi tema enda sõdureid. Kui neid sõdureid ei sunnita surmamarsile rindele, mida nad kunagi ei näe, siis nad surevad muul moel. NSC-tapud ja hukkamised muutuvad Venemaa tagalas üha tavalisemaks. Mõlemad kahandavad elavjõudu, mida Putin vajab, et tema käsitud pidevad rünnakud oleksid tõhusad. Lood Vene sõduritest, kes endalt elu võtavad, muutuvad üha tavalisemaks ja mõnikord võtavad need enesetapjad teisi endaga kaasa. 2025 aasta oktoobris kirjutas Moscow Times Vene sõjaväelasest, kes tulistas oma kaasvõitlejat ja seejärel pööras relva enda poole ning vajutas päästikule. See juhtus Moskva piirkonnas ja annab meile aimu sellest meeleheitest, mida Venemaa sõjaväe jõhkrus põhjustab neis, kes on sunnitud selle eest võitlema. Vene kaitseministeeriumi Moskva sõjaväeringkond püüdis kogu seda juhtumit esitleda õnnetusena. See väitis, et teenistuja rikkus relvade käsitsemise ohutusreegleid, mis viis tulistamiseni. Kuid teised allikad ütlevad, et selles juhtumis sai vigastada koguni 5 Vene sõdurit. See kõlab pigem märatsemise kui õnnetusena ja sellele järgnenud enesetapp teeb asja veel hullemaks. Need sõdurid ei olnud isegi Ukrainas ja nad kõrvaldati Putini sõjategevusest. Teised surevad omaenda ülemate käe läbi. 2026 aasta veebruaris rääkisid mitmed Vene sõdurid BBC-le, et nad olid näinud kaaslasi suremas oma ülemate käe läbi pärast seda, kui nad keeldusid minemast Ukraina tapatsooni. Üks väidab, et ta nägi auku, mis oli täidetud 20 Vene sõduri surnukehadega, kelle nende enda ülemad olid maha lasknud, kuna nad keeldusid käskudest. Sellest piisab, et moodustada mitu väikest infiltreerumisüksust, mida Venemaa praegu Ukrainas kasutab. Ja NOS näitab meile, et Putini lähenemine omaenda sõjaväes on sama jõhker kui tema suhtumine kahurilihasse, kes sureb Ukraina droonide all enne, kui nad üldse rindele jõuavad. Nüüd lisage sellesse võrrandisse ka deserteerumised. United 24 meedia teatas juba septembris, et kuni 70 000 Venemaa sõdurit on eeldatavasti oma üksustest deserteerunud 2025 aasta lõpuks. Need on sõdurid, kes on pääsnud end jõhkrast surmast, eeldusel, et neid ei tabata. Aga mis veelgi olulisem Venemaa jaoks, need on sõdurid, kes ei saa enam rünnakutes rindel osaleda. Kui Ukraina kõrvaldab 90% Venemaa sõduritest enne, kui nad üldse rindele jõuavad, siis need desertöörid eemaldavad end ise võitlusest enne, kui kas Ukraina või Venemaa ise selleks võimaluse saab. Ja mis puudutab neid, kes jäävad ja liiguvad oma kurval teekonnal Ukraina tapatsooni, siis isegi neid ei kohelda Vene sõjaväe poolt mingisuguse austusega. Sofrap teatab, et Ukraina partisanirühm Artesh väidab nüüd, et paljudele Venemaa sõduritele antakse välja nõukogude aegseid vintpüsse. Need sõdurid saavad AKM-e ja AK-74-sid, mis pärinevad 1960 ja 70 aastatest. Halvasti hooldatud ja kaasaegse sõja jaoks sobimatud, need vintpüssid kipuvad tõrkuma ja jätma lasu tegemata, mis vähendab veelgi Venemaa üksuste lahingutõhusust. Kujuta ette, sa oled üks neist õnnelikest 10%, kes tegelikult tapatsoonidest läbi rindele jõuab. Tõstad oma vintpüssi, vajutad päästikule, paanitsed, kui relv tõrgub ja siis saad ikkagi surma. Ja sa said ikkagi paremini hakkama kui 90% oma kaaslastest. Nii et enamik Venemaa sõduritest sureb kas Ukraina tapatsoonides või Venemaa suutmatuse ja jõhkruse tõttu enne, kui nad üldse rindele jõuavad. See näitab, millises seisus on praegu Venemaa sõda Ukraina vastu. Väike vihje, see ei ole hea. Varem rääkisime teile, et märtsis purustas Venemaa oma 2026 aasta rekordi 1 kuu jooksul kaotatud sõdurite arvu rekordi. Need kaotused oleksid võib-olla isegi midagi tähendanud, vähemalt Putini kalgimõistuse jaoks, kui need oleksid toonud kaasa mingeid edusamme. Nad ei toonud. Independenti andmetel ei saavutanud Venemaa märtsis rindel mingit edu, mis on esimene kord 2,5 aasta jooksul, kui see on juhtunud. Ukraina saavutas siiski edu. Mitte palju, aga 9 ruutkilomeetrit. Ehk 3,47 ruutmiili on parem kui mitte midagi. Ja Ukraina ei pidanud oma edu saavutamiseks kaotama 35 000 sõdurit. See juhtub siis, kui enamik sinu sõduritest sureb enne rindele jõudmist. Rindehuun ei liigu. Kõik see peab olema Venemaa jaoks alandav, arvestades, et 2025 aasta polnud sugugi edukas nende pealetungile Ukrainasse. Ajakiri National Interest väidab, et Venemaa kannatas 2025 aastal hinnanguliselt 415 000 kaotust. Ankur Narayan, kes on Ühendkuningriigi delegatsiooni poliitilis-sõjaliste küsimuste nõunik Euroopa julgeoleku ja koostöö organisatsioonis, hindab seda arvu veidi kõrgemaks. Narayan väidab, et Venemaa 2025 aasta kaotuste arv on 420 000 ning lisab, et Venemaa talus neid kaotusi vaid selleks, et saada enda kontrolli alla kõigest 0,8% Ukrainast.
Need saavutused tehti enne, kui Ukraina tapatsoonid muutusid nii tõhusaks, et hävitasid 90% Venemaa sõduritest enne rindele jõudmist ja need olid ikkagi naeruväärsed. Venemaa kaotas 2025. aastal terve armee. Tegelikult mitu, sõltuvalt sellest, millist riiki sa võrdluseks kasutad. Suurbritannial endal on ainult 141 330 tegevteenistuses sõjaväelast, mis on umbes kolmandik sellest, mille Venemaa kaotas, et võtta 2025. aastal vähem kui 1% Ukrainast. Ja nüüd läheb Venemaal isegi halvemini kui eelmisel aastal. Venemaal hakkavad silmapaistvad hääled mässama. Kotinok, kes avaldas selle 90% tõe, on vaid üks neist. Sõjablogijad üle kogu riigi suunavad oma viha Venemaa sõjaväe juhtkonna ja mõnel juhul ka Vladimir Putini vastu. Aleksei Zikonkin väidab, et Venemaa komandörid kulutavad nüüd äsja saabunud värvatuid vanamoodsal viisil, käsitledes neid kui taastuvat ressurssi, teatab New Voice of Ukraine. Teine sõjablogija nimega Aleksandr Hodorkovski väidab, et Venemaal oleks võimatu naasta mineviku suurte rünnakute juurde, isegi siis, kui tal oleks vajalik varustus, sest kaotused suureneksid 8 korda ilma tegeliku mõjuta rindel. Zikonkini sõnad näitavad eriti selgelt, kuidas Putin pole arvestanud Ukraina lahinguvälja muutumisega. Venemaa kaotused on nüüd nii suured, et neid ei suudeta enam vabatahtlike värbamisega täiendada. Märts oli juba 4. järjestikune kuu, mil Venemaa kaotuste määr ületas värbamise määra, teatab TVP World. Venemaa sõdurid on viimane asi, mida võiks nimetada taastuvaks ressursiks. Nad hakkavad muutuma väärtuslikumaks kaubaks ainuüksi selle tõttu, et on nõus lepingule alla kirjutama, kuid enamik neist ei jõua kunagi rindelegi, enne kui surevad. Anname viimase sõna Kočinovile. Vene sõjaline analüütik väidab, et rinne on muutunud lokaliseeritud, puhtalt taktikaliste liikumiste tsooniks, kus edasiliikumised ja taganemised ulatuvad vaid veidi üle 100 meetri päevas. Siis laseb ta teise pommuudise. Selle tempoga kestaks sõda 100 aastat ja see pole liialdus. Putin ei saa sajandit oodata, et Ukrainas võita. Aga kui 90% tema sõduritest sureb enne, kui nad jõuavad ühegi lasu teha, pole tal enam eriti midagi loota. Eriti kevadine pealetung näitab, kui halb on olukord Venemaa jaoks Ukrainas praegu. Oleme juba maininud, kui halvasti see pealetung kulgeb, kuid tegelikkus on veelgi hullem, sest kogu 2026 aasta jooksul on Venemaa sattunud kokkuvarisemise äärele, mis on viinud tohutu elavjõukriisini. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot, kus avaldame numbrid, mis räägivad šokeeriva loo Venemaa senise 2026. aasta kohta. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et ei jääks ilma meie analüüsidest Venemaa pidevate läbikukkumiste kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!